Head sõbrad, tere tulemast siia Global Productions stuudiosse Jälgimäel Tallinna külje all ja mul on hea meel täna tutvustada meie saates kahte väga ägedat inimest, külalist. Üks neist on Liis-Grete Arro, kes paljudele võib-olla tutvustust üleliia ei vaja, tubli tippvõistleja, triatleet, jooksja, pedagoog ja nüüd võib öelda ka väikest viisi ettevõtja vist. Ja teine meie külaline on Raido Rosenfeld, meie hea toetaja Elke, siis meie klubi autopartneri Elke Tallinna juht, eestvedaja ja räägime täna ei millestki muust kui Elke Tallinn Runist. Ja siit taamalt helirežii mehed ütlesid, et ma pean tegema kindlasti vot sellise klõpsu ka ära, mis näitab, et siis läheb saade käima, nii et duubel 1, võte 1, klõps. See on nüüd tehtud. Ja alustuseks neile, kes meist veel liiga palju ei tea, kes eelmisel aastal ellu kutsutud sündmusel osaleda ei saanud, siis pilgud ekraanile, tuletame meelde, milline see Elke Tallinn Run välja nägi. Olge head! Täitsa mõnus tundub. Mõnus, aga tuuline. Tuuline veits, jah. Sellepärast me tulimegi siia. Noblessner. Ka uus koht. Mega, ma arvan, et see tuleb siuke teistsugune. Trummid olid seal väga lahedad. See linnahalli juures on niisugune äge nagu. See on üliäge linnarada, ehk siis ma soovitan kõigile tulla esimene jooks või 10. jooks või 100. jooks, igal juhul äge. No nii, oleme tagasi. Ja millest täna saates räägime, me hoiame oma ettevõtmist circa 45-50 minuti peal, kui läheb natukene kiiremini, on väga hästi. Aga tahame katta just selle, mis võiks osalejat või huvitujat huvitada. Ehk räägime sellest, mis siis Elke Tallinn Runil kogeda saab, mis sündmusega tegemist, millised distantsid, kuidas rada kulgeb ja miks võiks sel aastal 2024 valida sellest rikkalikust tervisespordi valikust just selle ürituse 14. septembril oma, ma ei tea, võib siis öelda, et liikuvaks perepäevaks või kellele sportlikuks väljakutseks ja kaks head inimest, siis kaks erinevat perspektiivi, kui ma julgen öelda, Raido, tavaharrastaja, pühapäevasörkija täpselt nii nagu mina ja Liis-Grete puhul siis, ta küll ise ütleb, et tippvõistlejaks enam mitte tituleerida tugevaks harrastajaks, aga meie jaoks siiski ikkagi tippvõistleja ja pedestaali võistleja. Et kaks erinevat perspektiivi, kaks erinevat ootust, nägemust sellele, et miks üldse tervisespordiüritustel osaleda ja kuidas teha seda valikut, et ma alustakski siit ja küsiks, võib-olla Raido alustaks sinust. Elke on ju meie väga pikaaegne partner, muideks kogu meie klubi ajaloo jooksul, nüüd juba 15. aasta, olnud meie hea toetaja. Alustasime Rakverest, Rakvere ööjooksuga ja viimased 2-3 aastat tihedamat koostööd ka siis Elke Tallinnaga. Kui ma küsin, miks see Elke on seotud klubiga Rakvere maraton, mis korraldab ühtlasi ka Elke Tallinn Runni. Kuidas see otsus tuli? See tuli hästi lihtsalt, et me Rakveres ju oleme pikka aega olnud koos teiega ja siis mõtlesime, et Tallinnas võiks ka midagi sama ägedat teha ja kui Marko poolt tuli selline nagu mõte, aga Noblessneris äkki, et teeks nagu Elke Runni, et ega siis nagu pikalt tegelikult ei mõelnud, et see asukoht ja kogu see taust ja koostöö nagu, et kindlalt kohe nagu jah. Ja ega selline rahvasündmus, rahvajooks üritus, mis on mõeldud kõigile igaühele, et ta ei ole kuidagi nagu ainult tippsportlasele, ta on inimesele, kes lihtsalt tuleb, naudib seda päeva ja liigub, et selles suhtes oma inimesed kaasata ja see kõik oligi, miks me kohe selle mõttega kaasa läksime ja seesama video, mida me enne siin vestlust vaatasime, tuletas seda emotsiooni meelde, et juba tahaks jälle nagu, ja see aasta on ju see sündmus uuesti nagu tulemas, et meie oma inimesi oli seal hästi palju ja
see tagasiside, mis sealt tuli, et oli hästi sihuke hea ja positiivne ja seal samal rajal oli ka inimesi, kes varem meie oma ettevõttes, kes varem võib-olla nagu jooksmas ei ole käinud. Mulle tuli meelde üks nagu sihuke lugu ka seoses sellega, et kui ma seal ühe oma hea kolleegi käest nagu küsisin, et meil tuleb see Noblessneri jooks Elke Ranne, et kas sa oled tulemas, et see ma vist ei tule, et see on nagu jooksmine, eks. Ma ütlesin, et oot, et see on kõigile, et see ei ole nagu sportlased, et mina ka ei ole sportlane, ma olen pühapäeva selline nagu sörkija, eks. Kuigi sportlik eluviis ja liikumine on minu nagu igapäeva üks osa, et sa võid tulla vabalt oma perega ja liikuda omas tempos, nautida seda päeva ja siis ta jäi natuke nagu mõtlema. Aga miks mitte, et ma tulen siis, eks. Ja kui see sündmus oli ära olnud, et ja siis küsisin ta käest, kuidas sa nüüd hindad, et said hakkama, oli kerge, oli raske, et mis emotsioon oli, super. See on nii hea, et sa minuga rääkisid, et ma sain nagu tulla ja tulen ka teinekord, et see ongi nagu see. Mis on üliäge tegelikult oli selle Elke kaasatuse puhul, lisaks sellele, et olete meie partnerid ja head toetajad, oli tegelikult see, et üle Eesti, ma saan aru, Elkel vist on, praktiliselt kogu Eesti on kaetud, et olid ju tulnud inimesed oma igapäevast välja ka seda sündmust korraldama, nii et peaaegu, et üle 50, peaaegu 60 vabatahtlikku teie Narva esindusest, Rakverest, Tallinna erinevatest esindustest, kui keeruline tänapäeval on inimesi välja saada, sest kõigil on ju mustmiljon toimetamist, on ju, et... Ja, kui oma inimesed sellisest üritusest kuulsid, et me teeme oma Elke Run'i, Noblessneris ka seesama asukoht kindlasti mõjutas positiivselt ja me saime päris hästi inimesed kaasatud ja tulid hea meelega. Ja seal ongi, et sa saad olla koos oma kolleegidega. Kui sa tunned, et sa oled valmis jooksma, siis need inimesed said joosta ja kes tulid siis toetama häid kolleege, et siis nemad olid siis elamuspunktides, ergutasid, toetasid, elasid kaasa, et ka teeninduspunktis, joogipunktis ka vist eksmälu järgi. Just, et ka seal ka, ja üle kogu Eesti, täpselt nagu sa ütlesid, Narvast, Rakverest, Tallinna majadest, igalt poolt. Ja pärast, kui me võtsime inimesed kõik kokku ka ja tänasime ja sa ise tulid ka, ütlesid paar sõna, et see oli siuke hästi mõnus ja sportlik selline päev, et mida nagu meenutada, et ka meeskonna sellise hea tunde andis, et teeme mingeid asju nagu koos. Natuke nagu teambuildingu asi ka. Absoluutselt ja ütleme nii, et kõigil olid näod naerul ja ma arvan, et need inimesed, kes meil eelmine aasta olid seotud Elke Run'iga, kindlasti tahavad olla ka see aasta ja ma tahaks loota, et isegi veel rohkem, kui oli eelmine aasta. No super. Igal juhul mulle tundub ka, et Toyota, Elke, liikumine, tervis, et kõik see asi võiks olla nagu üks siuke mõnus kompaktne tervik ja tõepoolest, et sellest me kindlasti pärast räägime ka, et sündmuse pale või siuke nii-öelda visuaalne ja ka imagoloogiline pale ehk ka see, kus ta toimub, ma usun, on päris kõva argument tegelikult mitte ainult siis kaastöötajatele ja partneritele, vaid ka osalejatele kindlasti. Absoluutselt, et siin ma võib-olla tooks ka välja ühe veel asja, et seal samal üritusel kohtasin ka oma siis sellist koostööpartnerit, et küsis, et ma vaatasin, et teil siin midagi nagu toimub, et siin on Elke Run ja ma ütlesin, et me siin on siuke nagu jooksuüritus, et saad 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, laste jooksud, et okei, et ma ei kuulnud sellest, aga tegelikult nagu väga äge, et võiks, oleks teadnud, oleks tulnud, et ka kliendi nagu selline vaade, et me küll informeerime oma kliente ka, et meil sellised suvesündmused toimuvad läbi sotsiaalmeedia, läbi uudiskirjade, pakume võimalust ka osaleda, et läbi selle ka siis sellist tervislikku eluviisi ja liikumist propageerida, et nii ta on. Enne kui ma Liis-Grete juurde lähen, siis lõpetuseks, sissejuhatuse lõpetuseks ma ütlen niimoodi, et kui me kunagi alustasime 15 aastat tagasi Rakveres koostööd, siis tollane Rakvere Elke juhataja Hannes Vares, tervitused Hannesele, mina ta ka küsisin samat moodi Raido, et miks Elke toetab Rakvere ööjooksu siis tollal, eks. Meil oli üks sündmus, üks põhievent, aastal 2011 esimest korda nägi ilmavalgust ja Hannes ütles mulle sõnad, mis jäid väga meelde. Ta ütles, et ega siis me Elkes ei ole ainult siia autosid müüma sündinud. Et tõesti, et see sotsiaalne pool ka, et ühiskonda midagi tagasi anda, lisaks sellele, et tegelete ettevõtlusega, annate tööd inimestele, loote väärtust, aga veel midagi täiendavalt, et sellest on väga palju tolku ja abi olnud. Aitäh teile, Liis-Grete. Ülisuper, üliäge on see, et sa ise eelmine aasta olid rajal
mäletan ma õigesti, nagu kuskilt tuleb, eks, ja et sa ei pea rääkima millestki, mida sa ei tea. Küsingi sult niimoodi, sina kui ema, sina kui tippvõistleja või tugev harrastaja, kuidas sa ise praegu tahad seda nii-öelda võtta? Sina kui juba väikest viisi ka ettevõtja on ju, sellest me võime pärast hiljem rääkida. Kuidas sina oma sündmusi valid? Sul on ju kindlasti võistlusgraafik, sa paned seda millalgi paika. Kui palju üldse on võistluste või sündmuste valikul mängulisust, et sa nüüd näed, tekkis mingi auk, lähen kuhugile veel või on ikkagi aasta ette, pool aastat ette on kõik teada ja miks eelmine aasta Elke Tallinn Run sellesse valikusse sattus? Mina ikka vaatan võistlusi päris jooksvalt, kuna ma ikkagi ütlen, et ma ei ole tippsportlane, ma olen tugev harrastaja, siis mul on seda mänguruumi natuke rohkem, et tippsportlasena kindlasti on oluline hästi panna planeeritud paika, mis, kuidas ja millal, aga mina võtan suhteliselt jooksvalt ja kuna minu jaoks on spordivõistlus pidupäev, siis ma katsun neid pidusi endale päris tihti neida. Ja Elke Run jäi mulle silma kohe sellepärast, et esiteks see on nii äge koht, koos kohas võistelda ja linnamelus võistlemine on, ma arvan, et hoopis teistsugune kogemus kui metsade vahel. Mitte, et ma metsade vahel ei armastaks, sest ma olen loodud laps, aga linnajooksud on ägedad just oma melu pärast. Ja see Noblessneri jooks oli kindlasti, kus oli nagu, nii kui ma nägin, ma olin nagu must go. Et just see melu oli hästi äge, mis mulle meeldis ja ma kindlasti tahaks 14. septembri kohal olla, nii et oli väga vinge üritus küll. Kuidas sündmuste kohta info sinuni üldse jõuab? Tugev harrastaja, vaatad, kus sa käid? Maraton 100 kindlasti mingisugune info jookseb, sotsiaalmeediast midagi tuleb, võib-olla trehvad autoroolis kuskilt raadioreklaami kuulma. Et kus tänapäeval info sinuni jõuab või see on ikkagi suus suhu, et see skeene, kus teie toimetate, et see info lihtsalt liigub? No eks me ikka selles mõttes vaatame treeneriga päris palju neid kalendreid, kuna ma teen ka triatloni, siis ma vaatan nii Triatloni liidu kodulehe pealt, Kergejõustikliidu kodulehe pealt, kui ka siis Maraton 100 vaatan võistluskalendrit, ja siis sealt panen paika. Kuna järgmine suvi mul ongi nii-öelda siis triatlon ja jooksmine, siis on võistluskalender väga tihe. 2 võistlust me ühel päeval teha ei tahaks, aga 2 päeva järjest nii, ma arvan, et tuleb ette küll. Kui ma õigesti saan aru, siis teie peres on viimase paari aastaga toimunud ülipalju muudatusi või arendusi või kuidas spordis öeldakse, eks, et muutunud on elukoht Tallinnast Tartusse, mis tundub paljude jaoks juba pead pööritav. Pere on sündinud laps. Oma võistlejast, tippsportlasest kaasaga koos toimetate, treenite ja vist väikest viisi ka peate perefirmad, pererestorani Tartu maantee ääres. Räägi sellest paari sõnaga, kuidas neid asju on võimalik koos teha? Käib üle pea natukene praegu juba. No meil ikka öeldakse, kuidas te suudate nüüd ellu nii plassu võtta, kuidas suudate nii keeruliselt elada. Ma ei tea, ma vist olen isiksus, kes nagu tahab kogu aeg muutusi võib-olla ja mulle meeldib hästi palju asju korraga teha. Ma tunnen, et elus on siis rohkem särtsu, vürtsi ja on põnevam, et lapse sünd on kindlasti kõige suurem sündmus, ma arvan, et kõige suurem võit meie mõlema elus. Aga me arvame, et me kaasame tema siis enda ellu, et tema nagu meie elutempoga kaasas käib. Et hästi põnev, ta on harjunud, et ta lasteaiast tuleb joostes. Ja Tartusse kolimine on kindlasti üks kõige vingemaid ja paremaid otsuseid, mis me teinud oleme. Aga tegelikult Tartusse me tulimegi selle pärast, et siis Tallinn-Tartu maantee 135 kilomeetril on üks armas pererestoran, Resto 135. Ma just tahtsin öelda, et sa võid reklaami teha, sest me ju loodame ja eeldame, et meie kas siis nii-öelda allalaetavat podcasti helifailina või siis videopodcasti YouTube'is vaatavad kokku vähemalt paar tuhat inimest, mis oleks ülikõva, eks. Et nüüd on see koht, kus reklaami teha, et ole hea, ütle uuesti, et kus täpselt see restoran asub? Tallinn-Tartu maantee, 135 kilomeeter, Resto 135. Sinna oodatud kõik külalised, saavad kõhu täis nii sportlased kui mitte sportlased. Sportlased tavaliselt on kõht natuke rohkem tühi, aga saavad kõhu täis küll. Jah, ühesõnaga see pererestoran sai avatud, siis oleme väga palju õppinud, et kolmekesti ehitasimegi. Ma arvan, et mina naisterahva kohta tean päris hästi nüüd, kuidas asjad käivad. Oleme siis vanast rehielamust teinud armsa restorani ja tegelikult sellepärast me Tartusse tulimegi, et Tallinnast lihtsalt sõitmine on päris pikk. Ja kuna me pisike tütar ei taha üldse autoga sõita, ta vist ilmselt tahaks ka ainult vankriga koju joosta, aga jah, sellepärast me Tartusse kolisimegi ja hästi hea otsus on, me oleme väga rahul selle otsusega.
kehalise kasvatuse õpetaja olid sa mitmeid aastaid, enam vist saan ma õigesti aru mitte. Aga küsin sult sellist asja, kehaline kasvatus ja nüüd see üleminek liikumisõpetusele, et kuna meie ka enamus meie formaatides on laste jooksud ja ka siin Elke Tallinna Runnil laste jooksud nüüd teisel aastal ka, et olen kuulnud väga palju, kas siis treenereid või kekaõpse, kes ütlevad, et meie lapsed, uus generatsioon on muutunud ja viskan õhku, küsin niisuguse nagu müüdilaadse, et kas siis on tegemist lumehelbekestega, et kas see üleminek kekalt liikumisõpetusele ja võib-olla väiksem saavutusvajadus, et kas see tõesti peegeldab tänapäeva lapsi või see sõltub ikkagi perest perre? Ei, ma arvan, et väga tore on, et tuli liikumisõpetus, aga tänapäeva lapsed on natuke vähem liikuvad, see on paratamatus, see on tõsi, et mina muidugi näen oma ümber hästi palju liikuvaid inimesi, sest ma olen ise nii spordi sees, et kui me ise trenni anname, samamoodi me näeme liikuvaid inimesi, on ju, minu sõprusringkond liigub väga palju, mul on väga palju tutvusringkonnas sportlasi, sest ma olen ju tegelikult ju rattataustaga, triatloni taustaga, on ju, ma jooksen, on ju, et ka sõprusringkond on seal, aga üldpildis kehasõpetajana ma ikka nägin väga palju mitte liikuvaid lapsi ja paratamatult tuleb väga palju kodust. Aga see, et normatiivid kaovad ja pigem tutvustatakse erinevaid asju, niisugust nagu näpp juurde, käsi juurde, et tekiks mingisugune harjumus. Kas see suund on õige või on jällegi vastus nii ja naa? Ma ütleks ka, et nii ja naa. Ma olen selle peale hästi palju mõelnud, nagu isegi pannud peas nii-öelda mingid plussid ja miinused. Et jah, mina ei oska öelda, kas siin on nagu kindel õige või vale vastus või kas see on õige või vale. Aga ma arvan, et lihtsalt tulekski hästi palju lapsi kaasata nagu koos perega liikuma ja kõik algab nagu ikkagi sealt, et kui tekivad niisugune sõpruskonnad samamoodi, et kui sõpruskonnas keegi liigub, siis paratamatult on nagu eeskujuks ollakse niisugune. Ma lihtsalt loodan, et väga paljud noored saavad sellest nutisõltuvusest, ekraanisõltuvusest mingi aeg rohkem vabaks ja siis liigutakse rohkem. Ja need tõuksid loomulikult, mis on ka ise liikuvad, et pigem ma võtaksin 2 jalga alla ja liiguksin nagu punktist A punkti B. No klaar, eks see pere nii-öelda eeskuju on igas mõttes nakkav, et tuleb tunnistada isegi võib-olla istun seal telefonis liiga palju ja vaatan mingeid asju, mida võib-olla ei peaks. Et eks see mõneti käib tänapäeva ajaga kaasas, aga kõike mõistlikus piiris, eks? Ei, absoluutselt ma ei väida, et mina seal ei ole. Kindlasti ma võiks ka seal tunduvalt vähem olla, aga mul trenn tegemata ei jää sellepärast mitte kunagi. Kuulge, klaar selle osaga ja nüüd me oleme tuttavaks saanud, ka meie vaataja kuulaja on saanud natuke teie mõtteid kogeda. Räägiks nüüd täpsemalt Noblessneri ajast ja sündmusest endast, et kas teie Raidolt pigem küsin praegu, eks, et kuna sa oled meiega tihedamalt seotud, kas sina tead, kuidas see Noblessneri sündmus üldse alguse sai või kas sa oskad mõelda, kuidas ühte niisugust nagu sündmust luuakse? Paku lihtsalt, siin ei ole õigeid ega valesid vastusi. Ma võin ette kujutada, sellepärast, et me ka osaleme erinevatel üritustel, aga ega ma täpselt ei tea, kuidas sa seda rada seal nagu kokku paned, et meie soov oleks see, et see oleks selline eriline koht. Ja kui see tuli, et see on Noblessneris, nägime, okei, see on väga kihvt nagu koht ja eks meil seal päris paljud kolleegid elavad ka seal kandis, et mere ääres ja siuke nagu suve lõpp, et kogu see asi läheb nii hästi nagu kokku. Aga ma ei tea, ma tean seda, eks ju, et meil on seal 5-kilomeetrine ring, meil on seal 10-kilomeetrine ring, eks ju, et ja seal linnas sees seda korraldada on ikkagi üsna keeruline, et meie ju oleme seal nii nendes elamuspunktides, paneme oma autod välja, et siis nii linnakodanik kui ka siis osaleja näeks Elket laiemalt ka, et mis tootevalik meil on, et me tahame ka seda nagu poolt tutvustada, et samat moodi nagu see jooksusari on ju mõeldud kõigile, samat moodi ka Elke valik, eks ju, et tootevalik ja teenused, mida me pakume, on kõikidele nagu klientidele alates siis, ma ei tea, väikeautost, keskklassist, pereautost, maasturist, kiirest autost, bussist, et kogu see valik on nagu kaetud, et samat moodi see jooksusündmus on ka nagu kõigile ja linnas sees Noblessner, see kõik nagu annab sellise nagu komplekti. Tegelikult sa räägid õiget asja, et ega tänapäeval ka korraldajana, kes ühte sündmust loob, kindlasti lähenemist on korraldajaid teeti erinevad, aga sa pead alati mõtlema, kes on sinu tarbija. Kes on see, kelle jaoks sa seda konkreetset sündmust teed ja nii nagu Raido ütleb tegelikult, et see valik võiks olla lai, eks iga korraldaja taotleb seda, aga kui sa nagu püüad kõiki, siis see on kulukas igas mõttes, et sa pead nagu hullult möllama, et kõigile midagi pakkuda. Aga loogika on ju tegelikult väga õige, et eks ta niimoodi ongi, et meie korraldajana vähemalt alati vaatame 2 asja.
kõik meie sel hooajal muideks 10 sündmust, kõik leitavad ööjooks.ee domeenilt, 8 klassikalist liikumisüritust 5 erinevas omavalitsuses ja 2 avapäe ujumise võistlust. Ja kõik need sündmused on sündinud tegelikult väga orgaaniliselt. Ehk läbi selle, et me ise oleme kuskil siis kas osalenud, teinud seda distantsi, meil on hullult meeldinud, me oleme teinud sinna mingi evendi peale, sest me näeme, et tegelikult me tahaks sarnast elamust pakkuda teistele ka. Ja 2 tingimust, millest me lähtume, on kas eristuv, eriline formaat, ta on millegi poolest teistmoodi. Ma toon näiteks Pirita lahel või Pirita rannas Tallinna lahel toimuva avapäevujumise võistluse, mida Baltikumis teist sellelaadset ei ole, sest seal starditakse laevalt. Lähed laeva peale, sõidad lahte ja siis nii-öelda finiš on Pirita rand, eks, et see on see, mida sa mujalt ei saa. Või siis peab see, kui see formaat ei saa olla eristuv, teistsugune, peab see olema korralduskohana kas väga äge või midagi sellist, kus sa võib-olla igapäevast ei satu. Minu meelest täiesti avastamata pärl, kui nii võib öelda, Narva, Maardu, võib-olla igapäev ei satu, aga kui sa lähed, see linn on äge. Jooksuvõistluseks ta on äge, ta on teistmoodi, ta kõnetab. Ja Noblessner muidugi jälle omakorda on loomulikult ta on niisugune, vanasti öeldi šikaarne, uhke, natuke nagu Bosch heas mõttes, et ta on piisavalt edev, piisavalt äge, ilus, uus linnakeskkond ja see kindlasti meelitab. Et kogu see Kalaranna, Põhja-Tallinna kant ja natuke nostalgia laksu veel selle linnahalli näol ka, ehk see rada on ju loodud sellisena ikkagi, et ta kataks nii merekindlust, patareivanglat, lennusadamat, kõiki neid sõjalaevu, mis on seal nii-öelda üles tõstetud mererannal, tuleks iglupargist läbi, start-finish oleks Noblessneris endas ja loomulikult siis linnahalliga katmine sellisel kujul või sealt, kus sa tavapärast ei satu, ehk siis linnahalli ja mere vahelt, eks. Et kõik need vaated kuni kruiisiterminalini välja. Ja mida pean muidugi tunnistama, et eelmisel aastal ega see rada päris selline lõpuni välja ei tulnud, nagu me algselt planeerisime, sest üllatus, nagu linnaruumis tehes ikka, linn areneb, ehitati trammiteed, Kalaranna kvartal läks ehitusse, laienemisse ja see sättis meie asju niimoodi, et me pidime Transpordiametis lausa 3 korral uut rada kooskõlastama, enne kui saime lõpuks asjad tehtud aga umbes 70% sellest originaalrajast säilis, nii et meil on võimalusi igal aastal natukene muuta ja oleme püüdnud siis seda 5 kilomeetrist ringi hoida ja tagada siis ka 10 kilomeetril osalejatele selle sama ringi läbimine 2 korral. Ja see, miks nii-öelda linnaruumis on sellist asja mõistlik teha, on ühest küljest on praktiline pool, sa saad teenindada paremini, sul on kulud väiksemad, sa halvad linnaliiklust vähem, sest me kõik ju teame, mis juhtub Põhja-Tallinnas, kui sa paned liikluse kinni, siis on Facebook punane. Et see on ju hullumaja puhvet, eks, et kuidas me tänapäeval tegelikult ihaleme sündmuste ürituste järele, aga klassikalist on ikka, et mitte minu tagaõues. Et nii kui natukenegi tekib ebamugavusi, siis on probleemid väga suured. Ja mis on kindlasti Noblessneri aja puhul, on ülioluline või selle kontseptsiooni puhul. Eelmine aasta oli liikumisaasta, mis võimaldas meil selle sündmusega nii-öelda nagu ägedamalt välja tulla ja me aktsepteerime kõikide oma ürituste puhul seda, et kui läheb hästi, võime jätkata, kui inimesed tahavad, kui ei, one shot in a year, üks kord tegime ägeda asja, endal oli põnev, aga praegu tundub, et inimestele väga meeldis, aga võimaldas meil seda võistlust korraldada just see, et me rakendasime sellel võistlusel taaskord Võsu Südasuve Challenge'ilt 2019 välja koorunud intervallstarte. Intervallstarte, mis siis võimaldab suhteliselt suure asustusega või tihedusega asustusega linnaruumis korraldada võistlust niimoodi, et sa ei häiri linnaliiklust või teed seda minimaalselt. Et kui me peaksime ikkagi Põhja-Tallinnas panema Kalaranna täitsa kinni või osaasjad Kalamaja kinni, paha meil väga suur. Aga moel, et sa saad kergliiklusteel liikuda, teed intervalle, iga stardi kohta 10 inimest, 10 sekundit möödub, uus 10 inimest, et see on mitmetahuliselt hea asi, sest ta ei sulge liiklust ja võimaldab kõikidel läbida distantsi neile vastuvõetavas tempos, sa ei jää pudeli kaela. Ma ise olin ju seal samat moodi seal stardis nii-öelda ootasin ja see aeg möödus hästi kiiresti ja olid siis niisama osalejad seal nagu selles minu grupis nii-öelda ja kolleegid ja pääsesime rajale igaüks
kulges oma sellises tempos ja absoluutselt see intervall start mitte kuidagi nagu ei häiri. Väike ootusärevus ka oled seal taga, mingid viled asjad ees käivad, kuskil stardid antakse ja tõepoolest me oleme vaadanud, et umbes 200 meetrit, 250 meetrit stardist ja juba tekib hanerida, mis võimaldab tegelikult võistlust korraldada ka kergliiklusteel sellisel moel, et sa linlasi ei ahista, pühapäeva nii-öelda kulgejaid minema ei pea kuhugile ajama. Selle mööndusega tõepoolest, et siis natukene suurem vastutuskoorem võistlejale laieneb, sest tema peab vaatama, et ta kellelegi otsa ei jookseks, eks, ja peab hindama, et kas see nüüd see vanaema lapsega käe kõrval, et kas ja kuhu nad võiksid pöörata, et nad jagavad seda kergliiklusteed, 3 meetri laiust kergliiklusteed, aga tundub, et ütleme sellise 1000 võistleja puhul on see igati okei. Seda me nägime ka tegelikult Pirital toimuva südasuve challenge'i näol ja nagu ma ütlesin, pärit on see lahendus siis Võsult, millega me ka aastal 2019 võitsime jooksu innovatsiooni preemia. Et kui Maraton 100 neid nii-öelda tunnustusi välja jagas, siis tõesti see mõjus väga uuenduslikult ja me võtsimegi, saime sellega mitu kärbest, nagu öeldakse, ühe hoobiga tabatud. Võistlus toimus liiklust halvamata, kõik said oma kiirust arendada ja mis on üliäge, sul tegelikult võib olla tippvõistleja stardijoonel koos tavapärase harrastajaga ja kummagi start sellest kahjustatud ei saa, ja saavad ka kollektiivid koos siis ühel stardijoonel startida, et sükest mõnusat elamust. Et see on nagu see võib-olla see viis, kuidas seda sündmust on ellu kutsutud, aga miks Põhja-Tallinn? Mul sattus elus olema selline aeg, 2,5 aastat, kus ma tegelikult osalt elasin Tallinnas, nüüd mõned ajad tagasi ja mina sattusin just sellesse kanti oma õhtus sörki tegema. Ja läks siis 13 kilomeetrine ring, tuli sealt Pirtast Tuukri tänavalt ja Noblessnerist läbi ja Telliskivi ja Schnelli park ja lõpuks tagasi. Ja siis ma vaatasin, et üliäge, et kergliiklusteed olemas, rahvas spordib vastu, terviseteadlikud inimesed ja Põhja-Tallinn ka, et ta veel ju areneb, on ju, et siin öeldakse, et järgmise 50 aasta jooksul tuleb 40 000 elanikku veel sinna juurde, et ta kogu aeg kasvab, areneb, tulevad uued nooremapoolsed inimesed, hästi aktiivsed. Ja mis oli minu jaoks, kui ma hakkasin uurima, oli suur üllatus, et Põhja-Tallinnal tegelikult puudus oma sportlik või rahvaspordis märgiüritus. Tallinna maraton on küll kõige suurem, kõige nähtavam, see on selge, katab kogu Tallinnat, aga et linna osati. Et Lasnamäel on oma paepargi jooks, Nõmmel tehakse mingisuguseid muid asju, aga et Põhja-Tallinnas polegi. Ja siis olid tegelikult 3 tingimust. Üks asi, leida kandvam toetaja, pöördusin vana hea partneri poole Elke juurde ja tegelikult tollal Raidoga koos olid laua taga veel ka Taavi ja Ando, tervitan, tšau, ja mehed paid pead kokku ja Kristelit ka kindlasti, kes on teie turunduskuru, võiks öelda, kes ka andis oma aksepti ja ütles, et jah, võib teha küll, sobib teie väärtustega. Siis oli Tallinna linn, kes ütles, et kas me siia tahame, tunnustus kultuuri- ja spordiosakonnale, Hillar, Kaili, Aivo, kõikidele võtsid meid avasüli vastu, ütlesid tehke ja loomulikult kõige olulisem Noblessneri kvartali arendaja. Nii et Ann Virkusele ka tervisi ja kuidagi mulle tundub, et me sattusime nagu õigesse hetke, sest Noblessneris oli olnud ju väga-väga nähtav Ain-Alar Johansoni Ironman. Pikki aastaid tehtud ja ülivõimas, üliäge, eks, aga nemad just sel aastal läksid Rocca al Maresse. Nii et kuidagi nagu see tekkis auk ja me juba tabasime seda auku nagu hästi, et minu meelest kõik asjad nagu sujusid ja tõesti, et peale esimest aastat meiega jääti rahule. Et see oleks nagu see resümee, et kuidas üks sündmus sünnib, et sa ise sörgid seal, sa ise näed, et siin on perspektiiv, siin on väga huvitavad mingisugused objektid, siia on võimalik teha liiklust hallamata mingisugust trassi ja selge see, et kui sul on näiteks 3000 inimest või rohkem, et siis see intervall start enam ei pruugi sellisena toimida, on ju, et sul tekivad igasugused muud küsimärgid selle kohal, et sa pead juba sõidurada nii-öelda hõivama ja muud sellist, aga nende asjadega tegeletakse siis, kui ollakse seal maal. Et praegu ma ütleks 1000-1500 võistlejat, osalejat on ülihea selle stardilahenduse kohta. Ma ei tea, kuidas teie seda näete? Ja, ma arvan, et see inimeste arv, kes seal oli ja raja peal ise joostes, et vahest olid kiiremad, said minust mööda, aeglasemad
sain ise mööda, et ei tajunud küll kuidagi, et oleks seal nii väga seda liiklust kuidagi takistanud või liiklus oleks minu seda jooksmise tempot seganud, et asi toimis väga hästi, et võib-olla üks mõte veel juurde, et selle Noblessneri ja Elke Runni poole pealt, et laste jooksud ka samat moodi, et mina olin nende jooksudega olnud seotud nagu sedapidi, et alguses, kui lapsed olid väiksemad, et siis alustasime laste jooksudega, mis on samas Noblessneris ka olid, toimusid ja lapsed hea meelega jooksevad. Ja siis mingi hetk ma siis nii-öelda upgrade isin, et ütlesin lastele, et nii, nüüd teeme nagu tiba pikema distantsi, ise võib-olla natuke mõtlesin, et huvitav, et kas nagu veavad lõpuni välja või ei vea, hea meelega veavad. Ja kui ma seda ideed, just seda liikuvuse ja jooksu ideed lastele nagu müüsin, et lähme jooksma. Aga kuhu? Noblessnerisse. Väga hea koht, siin on lennusadam, see on nagu väga kihvt. Isegi neid kõnetas. Isegi neid kõnetas, eks ju, ja siis samat moodi, et võib-olla olles niisama nendega jooksnud, ma ei tea, metsa vahel või seal kodukülas, et siis ütleme, see jooksutempo ja see on natuke raske on nagu motiveerida, aga seal inimeste seas, kus on ka teised võistlejad, kus on ka lõpus võib-olla ootamas selline väike nii-öelda auhind, meenekoti, medali näol, et see kõik nii hästi nagu motiveerib ja kogu see komplekt nagu töötab, et see on siuke super ja ma arvan, et see on ka võimalus lastevanematel motiveerida lapsi liikuma ja tuua neid rohkem sellise tervisliku eluviisi poole, et just sellistest üritustest alustades, et seal niimoodi joostes olles kaasatud on see palju lihtsam ja see emotsioon, positiivne emotsioon, et ma tegin ära, ma olin, et see on kerge tulema. Aga sa, Raido, puudutad õiget asja, sa rääkisid medalitest ja väikesest tunnustusest siis nii-öelda finišis. Ma ei tea, Liis-Grete, küsin sinult, kuidas sina näed, mis on see, mis siis tavavõistlejat või osalejat eristab tippvõistlejast, tugevast harrastajast, pjedestali püüdlejast, et mis on need märksõnad, miks tullakse ja valitakse see üks sündmus sellest väga-väga rikkalikust valikust, mis meil pakkuda on, et kas need on kinkekotid, kas peab medal olema, on see särk, on see meelelahutuspunktid rajal või mis on siis see, mis tõmbab? No need kõik tegelikult, mis sa eelnevalt mainisid, on väga olulised, et kui inimene tuleb, siis tänapäeval stardimaksud on päris krõbedad, siis inimene tahab ka selle rahast midagi saada. On see siis täpselt samamoodi see meenekott, mida antakse üldjuhul väga vähe, et mis on väga tore Elke Rannil me saime, on ju. Ükskõik, kas seal on sees siis mingi mahl, smuuti, kohuke, et just, et midagi inimene tahab vastu saada selle raha eest, mitte ainult see, et ta tuleb osalema, saab selle läbi joostud, on ju. Siis minu silmis on väga oluline veel, mida mina näen, on muidugi laste jaoks see medal, eks ju, et see on nende jaoks üliajoo, mul on tutvusringkonnast üli palju, kellel on lapsed ja lapsed võistlevad, et kas Emmel või Issil on rohkem medalid kui minul, on ju. Siis need medalid ja täpselt nii ongi, et emme lähme sinna võistlema, ma pean sinust ühe medali rohkem saama ja ema läks koos lapsega, ema ei võistelnud, aga laps võistles ja sai medali ja ma ei saanud medalit. Siis jah, just, et T-särgid ka, et me elasime ju eelmine aastaga 6 kuud välismaal ja me käisime võistlemas, siis hästi paljus jooksul olid T-särgid ja ülihead T-särgid, millega ma isegi praegu trenni vahepeal teen, on ju, et need asjad on tegelikult päris olulised. Ja mina muidugi, kui siis sportlane, võib-olla tugev harrasportne, kas ma vahepeal ka poodiumil olen, on olulised need karikad, mis on hästi teistsugused. Viimasel ajal ma mäletan väga hästi, me saime siis Noblessneris Võsul, me saime vaasi, ülimõnus, vaasi on alati vaja ja väga äge vaasi on ka, mida ma kasutan kogu aeg kodus. Pluss ma sain veel Noblessneris sain oma lemmik spordikoti auhinnaks, millega ma isegi täna tulin siia ja loomulikult rahalist auhinnad ka, mis on siis eesotsas olijatele väga oluline. Okei, tippvõistlejale pjedestali kohta püüdlev võistleja, ta mõtleb selle peale, kas ta valib ka, et näed, mul on 2 või 3 võimalust sel nädalavahetusel, kus osaleda, ta valib seal, kus on suurem auhinnafond. On nii või? Mina valin alati. See, ma mäletan nii hästi eelmine aasta ka, meil lapsevankrit oli vaja väga kallis üle 1000 euro ja me tulime mehega koos Võsule ja me saime 2 peale kokku 500 eurot, nii et põhimõtteliselt me saime sellest pool juba kätte. Et rahalised avud on väga olulised meie jaoks ja me tõesti valime, ma ütlen ausalt välja ja minu mõist on silmselge ka, kus ma täna, mul ei maksa keegi palka selle eest, et ma võistlen, et kui ma tean, et mul on heas vormis, mul on võimalik saada poodiumile, siis ma lähengi sinna, kus ma saan rahalisi auhindu. Mis on Eestis, väga huvitav, mis on Eestis mõistlik või hea rahaline auhinnafond?
ma ei tea, suudad sa niimoodi öelda, et ma ei ole isegi vaadanud tegelikult, mida korraldajad siin pakuvad, eks. Noh, kindlasti Tallinna maraton on kuskil täitsa tipus, on hoopis teine tase, võib-olla Tartu maraton ka, aga et sellised klassikalised keskmise suurusega rahvaspordiüritused, mis see auhinnafondi suurus tavapäraselt on? Sa kindlasti oskad öelda, suurusjärgud? Oi. 100, 200, 300. Ma mäletan väga hästi, näiteks oligi Võsu oli, see Noblessner oli suhteliselt lähedal minu meelest selle Peetri jooksuga. Peetris me sain kokku 300 eurot eeluksi kinkekaarti ja 250 sularaha ja siis tuli kohe Noblessner peale, kus ma sain 100 äkki ja Võsul ma sain ka 250. Nii et päris korralik teenistus. Okei, et selline korralik päevatöö on tehtud ja... Jah, 3 nädalavahetus siis. Et ikkagi me jälgime ka seda ja ma arvan, et seda teevad kõik eesotsas jooksvad sportlased või siis üldse sportlased. Üks oluline asi, mida sa tegelikult puudutasid, on see osalustasu. Mille peale tihtipeale me saame ju kas siis sotsiaalmeedias saab etteheiteid, on ju, et liiga kallis ja liiga odav ei ütle keegi kunagi. Millegi pärast ikka öeldakse, et liiga kallis. Tänapäeval on elu kalliks läinud. Ja elu on kalliks läinud ja korraldus on kalliks läinud ja kõik see, mis on ka peale COVIDit siin toimunud on ja see kõik sisendhindades tegelikult sisaldub. Kõik, kes ise korraldavad, saavad aru ja teavad seda. Aga ma küsin niimoodi, et mille peale me ise ka tihtipeale mõtleme. Kas pigem peaks osaluspakett olema selline, kus sul on küll võib-olla kallim pakett, aga kõik hinnas? Särgid hinnas, diplomid, medalid, kinkekotid, pesemised, pakihoiud, kõik, täislahendus. Isegi kui sa neid kõik asju ei tarbi. Särki ei kasuta, mul on neid palju, pesemas ei käi, pakki kaasas ei olnud, mida ära anda, aga ta on kõik hinnas. Või siis peaks pigem lähenema niimoodi, et sul on mingi võimalikult minimaalne baastasu, et kõigil oleks võimalik liituda ja siis on need tüütud lisatasud. No natuke nagu mõne lennufirmaga lendad on ju, et iga asja eest maksad, mis sa lisaks tahad. Et kuidas see lähenemine tänapäeval võiks olla, et mis sa ise arvad? See oleks küsimus, ma arvan, mõlemale ja kõigepealt Liis Grete ja siis Raido. Mina arvan, et see on jälle siuke so-so, et ma tean, paljud inimesed ei tahagi igast asju saada. Neid asju tänapäeval on nii palju, et neid ei mahu kuskil ära. Aga ühtepidi jälle, kui ma maksan mingisuguse kallima maksu, siis ma tahan ka sellest midagi saada. Et ma ei tea. Ma ei tea seda õiget vastust, aga mis ma tahaks veel öelda on see, et miks ma käin nendel kõikidel jooksudel, mis mulle meeldib, et alati, kui ma olen seal poodiumil on, siis nii-öelda see rahalaekumine on hästi kiire, et ma ei pea ootama seda kuid, mis on nagu kiitus siis korraldajatele. Et see mulle väga meeldib, ma saan alati usaldada, et ma ei pea mõtlema, et kas see raha tuleb üle või et kas ma saan selle auhinna üldse kätte. Kui meil on kogemus, siis jah, see on kiitus. Ma siis täpsustan, et silmas peeti meie korraldajaklubi. Jah, teie korraldajaklubi jookse, jah. Aga meil oli kokku lepitud, et meid kiitma ei pea, et see on täitsa adekvaatne tagasiside sel juhul. See on, jah, päriselt see on väga suur pluss, jah. Väga tore. Raido, sina, kas siis nagu täispakett ja pigem natuke nagu kallim, rikkalikum, isegi kui sa ei tarbi kõiki neid teenuseid, mis seal sees sisaldub või vastupidi, et nii minimaalne kui võimalik, et kõigil oleks võimalus juurde tulla, ei peaks selle taha peituma, et ülikallis, aga et siis tõesti, et tarbitavate teenuste pealt maksab midagi lisaks. No mina arvan, et mida rohkem neid inimesi tuleb sellele üritusele, seda ikkagi parem ja kui keegi tahab sellised lisateenused, see sama võrdlus oli sul päris hea nagu osad lennufirmadega, et kui sa tahad nagu raskemat kohvrit võtta, et siis sa maksad tiba juurde, et tahad istekohti ise valida, et siis maksad natuke nagu juurde, et siin samat moodi, et kui ütleme 100 osalejast tegelikult võib-olla 10 kasutavad seda pakihoidu või 10 kasutavad seal mingid muid teenused, seda pesemisteenust, et siis nemad võib-olla selle eest seda teenust tahavadki tarbida, et see ei jaotuks teiste peale. Et nii-öelda see lävend oleks madalam ja osalejaid rohkem. Ma arvan, et selles kinkekotis see smoothie, õun, mis iganes sellised asjad, need on sellised väga head ka, et just seal peale finišit on sihuke nagu mõnus tunne, et teed lahti ja tarbid, et eriti laste puhul see on nagu selline, et ongi nagu sihuke mõnus motivaator ja sihuke medal samat moodi, eks ju, et emme, et mul on rohkem medaleid kui sulle, eks ju, et selline kontekst, sihuke väike võistlusmoment, eks ju ka võib-olla seal koolikaaslastega, lasteaiakaaslastega, kolleegide vahel, et kes siis oli, et ma arvan, et see komplekt on tähtis, aga võiks olla siiski nagu sedapidi, et kes tahab mingisuguseid erilisemaid teenuseid, et siis need oleksid nagu eraldi ja selle võrra oleks siis see nii-öelda nagu
alustustasu tibake nagu madalam, et jah, ma Raidoga nõus. Ma ise enda puhul mõtlen, kas te tuletage meelde 10 aastat tagasi, kui me läksime kuskile lendama, noh, ma nimesid ei nimeta lennufirmal on ju, et on erinevaid odavlennufirmasid, aga et see hästi nagu nõme oli, kui sa iga asja eest pidid nagu juurde maksma, aga nüüd see kuidagi meie jaoks on muutunud suhteliselt tavapäraseks. See on nagu tasulise parkimisega Tallinnas, eks, et vanasti ikka otsisid mingit kohta, no enam neid kohti ei ole, et see on, käib nagu asja juurde, läheb mobiiliarvele juurde ja noh, nii on, eks. Et noh, lihtsalt võib-olla kuulajale, vaatajale ka, et me oleme ise rehkendanud välja, et meil pesemisteenust kasutab olenevalt sündmusest ja toimumise ajast ja kõigest sellest, aga suurusjärk 2–5% osalejatest. Loomulikult, kui sa tuled ühistranspordiga Tartust Tallinnasse, siis sa tahad ennast mugavamalt tunda ja see kõik käib asja juurde või kui talvel näiteks on ju kuskil, et siis see on nagu sagedasem, aga üldiselt suures pildis ikka, et inimesed tulevad kas siis autoga, rattaga, kui see on kuskil kodulähedane, puhas särk selga, minek kodus pestakse, 2–5%. Pakihoid olenevalt ka sündmuse mahust kuni 10%, 8–10%, et kui on 3000 inimest osaleb, siis kuskil 300 pakki, eks. Et noh, siis alati on korraldajal ka nende kõikide kulude kontekstis on ju, kus sul on isikkoosseisu kulu ja muud korralduslikud asjad, sa pead hindama, et kas ma pigem panen nüüd kõikidele 5 kilomeetri osalejatele sel aastal esimest korda medalikaela ja investeerime sellesse, selle ühe rahapoti sees, või siis me maksame kinni kõikidel pakihoiu, kõikidel pesemisteenuse, kuigi seda tarbivad väga vähesed. Me ei ütle, et üks või teine lähenemine on õige, aga lihtsalt, et noh, need on need tegelikult kalkulatsioonikohad, mida korraldaja peab ka arvestama, et vaadates siis seda reaalset tarbimist. Et see on nii. Ja mis ma sinna vahepeal öelda, et ja mind ka häirib, kui ma pean iga asja eest maksma. Näiteks, kui ma nüüd pererestoran on, siis mulle väga meeldib, kui inimene tuleb sööma ja mul on tasuta leib ja vesi, et ma ei pea kraanivett küsima ja maksma selle eest, et vaata, et see on ka lihtsalt siuke asi, mis minule jääb silma, kui ma kuskile sööma lähen. Okei, väga äge, aga meil on tulnud, nii nagu rääkisime ka, meil on tulnud meili teel 2 küsimust. Hästi lihtsalt tegelikult ja mitte liiga pikka. Üks puudutab korraldusaja planeerimist, ehk siis küsimus korraldajale, et miks on valitud Elke Tallinna Runni jaoks selline aeg, mis sel aastal on 14.09, eelmine aasta oli 16.09 ehk september. Ja teine küsimus oli, et miks rada ei lähe läbi Kalamaja pargist. Et alustan siis lõpust, vastan kohe selle pargi koha pealt, et loomulikult väga kihvt park on, sealt kohe sellest Põhjala tehasest üles ja oleme ise käinud, sa kaardistanud, vaadanud. Ei ütle, et ta kunagi see rada ei võiks sealt minna, võib küll minna, aga mida me näeme ka, et isegi paljud partnerid, kes meiega koostööd teevad, mõtlevad, et noh, aga jookske siit tänavalt või jookske mingi tehke sealt. Et see rada peab olema ikkagi täpselt selline, nagu me oleme välja lubanud. Kui on 10-kilomeetrine rada ja 2-ringiline, siis see üks ring peab olema 5 kilomeetri pikkune, mitte pluss 150 meetrit, mitte miinus 200 meetrit ehk meile mugavamatest tänavalõikudest või pööretest, eks, et kus ta tunduks võib-olla isegi loogilisem või lihtsamini läbitav. Et ta peab täpselt kattuma ja kui jälgida seda nii-öelda rajapassi loogikat veel, et see rada oleks nii-öelda vanasti abikõlbulik on ju, kui oleks edetabeli kõlbulik ka Kergejõustiku Liidu ja tulemuste mõistes, siis on seal see eksimismoment on kuni pluss miinus 10 meetrit 10 kilomeetri peale, eks. Käib mingisugune müüt, et suured hästi kiireid ja suurte auhinnafondidega maratonid välismaal, et teadlikult toovadki 40 meetrit selle nii-öelda finiši lähemale, et kiiremat aega, lõpuaega saada maailma rekordeid. Just seetõttu, et sul tegelikult see nii-öelda passi koostamise loogika seda võimaldab, eks, et iga 10 kilomeetri peale miinus 10 meetrit. See on see eksimismoment. Et võiks igasugused asju sinna rajale sisse panna, et seal on kihvti asju, kust läbi joosta loomulikult palju, aga et lõpuks tervik peab tulema ikkagi niimoodi, et start-finish kindlas kohas ehk Noblessneris ja ring peab olema täpselt 5 kilomeetrine, et see paneb omad piirid. Ja kui korraldusaega rääkida, siis mis siin salata, et me teeme 10 sündmust, me peame hindama punkt 1 oma meeskonna suutlikkust, asju lahendada, välja tulla, konkurents meie enda sündmuste vahel ja teine asi, mida me vaatame kindlasti on selles piirkonnas toimuvad suursündmused. Tallinna puhul võib-olla hajub ära, siin toimub kogu aeg midagi, eks. Aga näiteks, ma ei tea, Rakvere või Narva puhul või Maardu puhul, et samal ajal ei oleks mingit muud suurt konkurentüritust. Ja nüüd seda konkreetselt 14. septembrit arutades siis nädal aega
peale kõige suuremat piirkondlikku jooksupidu ehk Tallinna maratoni. Ehk meie loogika ootus on see, et kui Tallinna maratoni siis lühematele distantsidele lähevad pered liikuma, saavad hea energialaksu, sealt tulevad finišisse, siis selle hea vaimsuse pealt tervitused Mati Lilliallikule, äkki tulevad ka veel nädal aega hiljem tulevad uut nii-öelda head elamust otsima, tulevad Noblessnerisse Põhja-Tallinnasse, et mis siin salata, et loomulikult väikesed sõidavad ikka suurte kiiluvees ja et pakkuda siis regulaarsetel alustel nii-öelda piirkondlikult inimestele ka liikumisvõimalust. Et see oleks vastus siis nendele 2 küsimusele. Me hakkame oma ajaga enam-vähem, oleme graafikus, kuskil ma ütleks veel minutit 7-8 meil järgi tallel, nii et kasutagem seda targasti. Aga ma küsiks niimoodi, et me korra sellele vihjasime ka, tehtagu sündmusi, aga mitte minu tagahoovis. New Yorgis pannakse linn kinni, Londonis pannakse linn kinni, keegi ei köhi ka, pahased kindlasti on igal pool, mul ei ole sihukest aru saama, et kedagi see ei mõjuta, kindlasti on. Aga kuidagi tundub, et meil siin väikeses Eestis on see ikka see, et minge jookske metsas, mis on iseenesest väga tore, aga linnarada ja see elamus on hoopis nagu teistsugune, on ta näge, sinu jaoks pannakse teed, tänavad piltlikult öeldes lukku, ehitatakse sündmus sinu jaoks ülesse ja inimesed tahavad seda kogeda ja samas me ikkagi ütleme, et minge jookske metsas. Tunnistan, seda jääb vähemaks, me harjume juba, aga et miks see nii on ja mida selle leevendamiseks teha? Ja Raido? See ongi see mentaliteet, et tehke, aga mitte minu tagahoovis, eks ju. Aga ma arvan, et linnas niikuinii igasuguseid sündmusi ja tegevusi nagu toimub ja eks tasapisi ma usun, et need elanikud on ka nagu harjunud ja teavitatakse ette, et ikkagi selline sündmus on nagu tulemas, et sa tunnedki seda väärtust, mis sulle see linn nagu pakub, et kui sa otsid nagu rahu, et siis sa tõenäoliselt võib-olla sa ei elagi nagu siis sellises piirkonnas, vaid eladki sellises rahulikumas nagu kohas. Et ma arvan, et kas lõppkokkuvõttes iga inimene saab ju valida seda, et enam-vähem, et kus piirkonnas talle nagu meeldib elada ja vastavalt sellele nagu sättida. Aga linnas kogu aeg toimub mingeid asju, et see on selline loomulik nagu osa. Ja ma arvan, et meie sündmused ja üleüldse sündmused, nagu, mis on kooskõlastatud nii palju seda igapäevaelu ei häiri ka, et kui see on ette nagu teada, et selline asi toimub ja pigem mina ütleks nagu seda, et tule võtta ise osa sellest. Tule võtta ise osa, naudi seda, et see on sinu juurde toodud, et kui sa seal samas piirkonnas elad ja ütleme, et autod kõik saavad seal liikuda, et kui kellelgi on tarvis kuhugi minna, et siis saab, ja elu ei jää seisma. Enne kui Liis-Greetele vastata annan, siis toon ühe sellise meie Rakvere ööjooksu näitel. Seal ikkagi pannakse linn kinni või mingi osa linnast, eks, suhteliselt suurem sündmus. Ja ikka iga aasta teavitame kõiki kanaleid, mis iganes on võimalik. Otsepostid oleme teinud ja sotsiaalmeediad ja linnalehed ja kõik. Aga lõpuks on ikka nii, et kell 9:30 õhtul tuleb Posti tänavalt naisterahvas autost välja ja sõimab turvatöötaja täis, sest tal on solaariumi aeg, eks. Et sa võid teha seda infot jagada nii palju, kui vaja ja tuleb, aga sa ei suuda seda kõikideni ikka viia, sest on see infopimedus ja info üleküllus ja kui sel hetkel sind ei huvitanud, siis seda tähele ei pane, aga nõus, et teavitus peab tegema. Aga sellegi poolest, et kuidas seda suhtumist Liis-Greet muuta? Mina arvan, et tuleb kolida linnast välja Tartusse. Või siis me käisime Allan Orase juures rattalegend. Moomo asutaja ütles, et kõik, mis on Tallinnast väljas, on rahvuspark, nii et Tartu ootab teid igale poole, saab liikuda jala. Punktist A, punkti B, jala. Ma arvan, Tartu linnapea peaks nüüd võtma sind kohe, ma ei tea, kuidagi nagu palgale on ju, et Tartu kultuuripealinn, seal on mingid suured turundusrahad liikumas, nii et Liis-Greet Arro, head vaatajad. Ja mul on veel aega üle küll, nii et olen küll. Täiesti. Okay, mõned küsimused veel. Mida arvate virtuaalsest osalemisest, Liis-Greet? Tuli Covidiga paratamatu on ju sündmusi korraldada ei olnud võimalik, loodi selline formaat, et said distantsilt siis metsarajal, staadionil, mere ääres, kergliiklusteel, maanteed mööda said osaleda, panid tulemuse lukku, saatsid korraldajale ära, tuli medal posti teel. Paljud on selle nüüd ära lõpetanud, samas suuremad korraldajad veel jätkuvalt pakuvad seda võimalust meie ka ja selgitab meie loogikat just seetõttu, et
tihedas tööelus paljude kohustuste tõttu, inimestel ei olegi võimalik, ma ei tea, Abja-Paluojast, Pärnust, Kilingi-Nõmmest kuhugile sõita Tallinnasse, Rakveresse, Maardusse kohale, aga ta tahaks. Tahab ta medalit või tahab ta harjumust hoida või tahab peret kuidagi liikumas hoida. Ta tahab teha oma trenni õhtuse sörgi käigus selle võistluse ära. On see siis 5 või 10 või 21 kilomeetrit. Ta tahab seda medalit ka. Ja me oleme selle võimaluse alles hoidnud, et see tekitab nagu mingit uut tarbijat, aga teie suhtumine, et on see nagu päris asi või ei ole või on selle aeg möödas? No mina olen ikka inimeste inimene. Mina tahan, et kui ma ikka lähen võistlema, siis mul on ikka võistlejad kõrval ja nagu jah, ma üksi see ei ole ikka üldse mulle, ma ei saa midagi teha, aga ma mõistan su põhimõtet, et kui ei olegi võimalik sõita, siis on see võistlusmoment. Aga jah, minu jaoks see virtuaalvõistlus on ikka täitsa. Siin see ajakulu ka ei häiri, et kui sa lähed võistlema, siis sa võtad selle päeva ja sa lähed investeerid selle päeva. Muidugi, ettevalmistus, kõik pakin asjad, sõidan Tartus kohale. See on pidu. See on pidu, just. Et ei, mina ikka see virtuaalasja värk ikka ei ole üldse see ei ole minu värk, aga see on individuaalne, nii et selles mõttes on tore, kes need teevad ja vähemalt liiguvad, see on ju põhimõte. Ja see on eesmärk, mida me tahame luua, et inimesed liiguksid. Aga jah, ei, mina liiskata ikka tahan pidupäeva, nii et on ikka ümber. Aido, kas sul on nüüd see kokkupuudet sellise virtuaalse osalemisega? Oled sa sellest kuulnud midagi? Tead, et siuke asi on olemas? Jaa, ma olen kuulnud ikka jah, et see sama kontekst, mis sa välja tõid, et oligi, et üks tuttav kolleeg ütles, et mina võtan virtuaaljooksust osa ja just seetõttu, et tal ei olnud võimalik tulla. Aga selles mõttes oli tema selline võimalus saada ka sellest üritusest osa. Loomulikult, et kui sa võrdled, et kas sa oled nagu koha peal ja saad selle kogu melu ja kogu selle feelingu osaliseks, et siis need on nagu võrreldamatud nagu, et igal juhul see ongi seesama, sinu jaoks võib olla veel rohkem pidu kui minu jaoks, aga minu jaoks samat moodi, et siuke mõnus sündmus, tulen, teen, olen, et perega, sõpradega, kolleegidega ja saangi selle emotsiooni, et võib ju võrrelda samat moodi, et mingis mõttes nagu on kultuurielamus, on spordielamus, et lähen nagu teatrisse, võtan nagu aja, lähen kuskile, et põhimõtteliselt sa võid ju mingisuguseid asju vaadata ka telekast, eks, et aga see koha peal saadav emotsioon, see on täiesti nagu võrreldamatu. Aga see on mingisugune lahendus teatud siis kliendile, tarbijale, kes kahjuks mingil põhjusel ei saa osaleda. Et kui palju seda nüüd tarbitakse, ma olen kuulnud, et on, meie oma kolleegide seas on olnud ka need, kes on öelnud, aga eks seda täpsemalt, et kui palju neid osalejaid nagu on, Eelmine aasta tegime oma klubiga 9 sündmust, selle aasta 10 siis asemel ja saatsime välja mälu järgi suurusjärk 2000 virtuaalimedalit kõikide sündmuste peale. Nii et isegi virtuaalujumist oli, et ujub ikkagi kuskil seal Männiku karjääris või ka välismaal olles näiteks on ju lähetuses või perepuhkusel teeb selle ära, saadab ja me saadame medali vastu. Et üle 2000 medali, aga loomulikult aastaid varem COVID ajal sellest mõjutatuna oli see hulk oluliselt suurem. Nii et ikka, et see tarbija on seal täiesti veel olemas. Kuulge, aga mina teid väga tänan, meie aeg hakkab nüüd ilusti kenasti lõppu veerema. Külalised näevad, et isegi nagu miinusmärk siin meil jookseb, aga see kõik on okei. Ja meie formaadis on siis nii nagu ikka, et igas saates on viimases lõigus on uuendused, paar märksõna, mida me teeme sel aastal ja siis on ka sooduskood. Ülioluline sooduskood ehk sellest praegu hetkel kasutuses olevast osalustasust on -20%. 5 päeva kehtib see registreerides siis ööjooks.ee lehel Elke Tallinn Runnile ja kasutage sooduskoodi Toyota 20. Toyota 20 kirjutatakse kokku, Toyota loomulikult Y-ga, Toyota 20 ja kehtib see sooduskood 5 päeva, tagab 20% soodustust ja kehtib kuni 7. mai. Kuni 7. mai. Ja uuenduste puhul ütlen ära, sel aastal kindlasti uus rada. Start-finish ikka Noblessneris, aga rada natukene uus. Stardi ja finiši ala me viime ka täitsa nii-öelda Noblessneri keskväljakule. Tuleme sealt kitsast mereäärsest ära, täitsa keskväljakul, rohkem ruumi, mõnus, äge. Tuleb mega ilus medal. On inspireeritud Noblessnerist ja võiks öelda isegi natuke nagu Elke ja Toyota võib-olla roolirattast, nii et ise võite mõelda, mis seal siis peal võiks olla. Kolime võistluskeskuse Noblessnerisse suure tõenäosusega siseruumidesse, nii et mugav, mõnus, puhas, tuul ei puhu, et saab kindlasti olema ka mõnus. Lasterada uus,
ilm on ilus tellitud, pole küsimust ja start on tunni võrra hilisem, et kõik üle Eesti ka kenasti kohale jõuaksid. Nii et meie poolt kõik, suur aitäh külalistele ja paneme tänase saate lukku. ööjooks.ee leiate kõik meie sündmused. Aitäh!